Paljude sajandite jooksul on miljonid inimesed piiblit lugenud. Aga mida rohkem ajaloolased, teadlased ja teoloogid seda uurivad, seda rohkem küsimusi tekib. Sest on osi, mille üle vaieldakse siiani. Need on detailid, mis esmapilgul tunduvad tavalised. Aga kui sa hoolikamalt uurida, on neil tegelikult sügavam tähendus. Ja üks huvitavamaid näiteid selle kohta on leitav just piibli esimeses osas. Aga enne kui alustame, ära unusta sellele videole meeldimist vajutada. See tähendab meie sisuloojate jaoks palju. Suur tänu ja nüüd alustame. Esimeses Moosese raamatus on üks peatükk, millest paljud lugejad sageli lihtsalt mööda lähevad. See on pikk nimekiri nimedest Aadamast Noani. Mõne jaoks tundub see lihtsalt tavalise sugupuuna, kuid mõnede piibli uurijate ja heebrea teadlaste sõnul on seal väidetavalt peidus eriline muster. See on seotud nimede tähendustega. Näiteks tähendab nimi Aadam inimest. See tähendab määratud või seatud. Enos on seotud surelikkuse või nõrkusega. Ja kui iga nime tähendused kokku panna, ilmub sõnum, mis näib olevat seotud päästmise, kannatuse ja päästja tulekuga. Mõnele kristlikule uurijale ei ole see lihtsalt juhus. Nende jaoks on see näide sellest, kuidas piibel väidetavalt kätkeb oma detailides sügavamat sümboolikat. Kuid oluline on meeles pidada, et kõik teadlased ei nõustu sellega. On ka neid, kes ütlevad, et see võib olla vaid tõlgendus, mitte sõna otseses mõttes peidetud kood. Aga just siin muutub vestlus veelgi salapärasemaks. Sest kogu piiblist tuleb korduvalt ette mõte, et on asju, mida esimesel lugemisel kohe ei mõisteta. Mõnede salmide enda sõnul on olemas tõdesid, mis on varjatud ja mis avalduvad järk-järgult aja jooksul. Ja selline müsteerium ei keerle ainult nimede ümber. Veel üks enim arutatud osa esimesest Moosese raamatust on inimese loomise lugu. Seal on kirjas, et inimene loodi maatolmust. Pikka aega pidasid paljud seda lihtsalt sümboolseks kirjelduseks. Kuid kui kaasaegne teadus arenes, märkasid mõned teadlased kummalist seost. Neile, kes ei tea, koosneb inimkeha peamistest elementidest nagu hapnik, süsinik, vesinik, lämmastik, kaltsium ja fosfor. Ja need elemendid on samuti tavaliselt leitavad mullas ja maakoores. See ei tähenda, et teadus oleks tõestanud, et piiblil on üleloomulik päritolu. Aga paljude usklike jaoks on muljetavaldav mõelda, et tuhandete aastate eest rääkisid iidsed tekstid juba inimese ja maa vahelisest seosest. See muutus veelgi müstilisemaks, kui teadus hakkas paremini mõistma DNA-d. DNA on iga elusorganismi plaan ehk juhend. Siia on talletatud teave inimese välimuse, keha ja bioloogiliste omaduste kohta. Aja jooksul on mõned religioossed uurijad püüdnud seostada DNA numbrilisi mustreid heebrea keelega. Mõned neist väidavad, et on olemas järjestusi, mis näivad olevat seotud Jumala nimega. Kuid paljude peavooluteadlaste sõnul puuduvad teaduslikud tõendid selle kohta, et Jumala nimi oleks sõna otseses mõttes inimese DNA-sse kirjutatud. Seetõttu on oluline eristada teaduslikke fakte vaimsetest tõlgendustest. Siiski, paljude usklike jaoks on juba DNA keeruline ülesehitus piisav põhjus uskuda, et elu ei ole juhus. Mõnede geneetikaekspertide sõnul on DNA infosüsteem väga keeruline. See sisaldab miljardeid juhiseid ja peaaegu igal keharakul on selle väga pika geneetilise koodi oma koopia. Ja kui teadus inimkeha üha rohkem uurib, on veel üks avastus, mis on kristlikus kogukonnas üle maailma viraalseks muutunud. See puudutab üht molekuli, mida nimetatakse laminiiniks. Laminiin on oluline valk kehas, mis aitab rakkudel ja kudedel kokku hoida. See on nagu bioloogiline liim, mis annab kehale struktuurset tuge. Kui mõned mikroskoobipildid laminiinist avaldati, märkasid paljud inimesed, et selle kuju meenutab risti. Selle tõttu sai sellest kiiresti sümbol mõnele kristlasele. Nende jaoks on see justkui meeldetuletus, et isegi keha kõige väiksemates osades võib näha ususümboolikat. Kuid teadlaste sõnul on laminiini kuju loomulik struktuur, mis põhineb selle funktsioonil kehas. See ei ole otsele tõend üleloomuliku disaini kohta. Siiski ei saa nad ka eitada, et paljud inimesed näevad selles sügavat vaimset tähendust. Ja siin tulebki mängu üks suurimaid põhjuseid, miks piibel on tänaseni jäänud müstiliseks.
sest mõne jaoks on see lihtsalt iidne raamat, aga teiste jaoks on see mustrite, sümbolite, ajaloo ja sõnumite kogumik, mis näivad olevat seotud iga inimese elu osaga. Lisaks sellele on üks enim vaieldud osi Vana Testamendis leitav Jesaja raamatus. Piiblis on üks peatükk, mida sageli nimetatakse kannatava sulase profeteeringuks. See on Jesaja 53. peatükk. Paljudele kristlastele on see üks selgemaid profeteeringuid Jeesuse kohta. Kuid mõnedele juudi teadlastele on sellel erinev tõlgendus. Ja siin algab üks Piibli sügavaimaid mõistatusi. Üllatav on see, et Jesaja raamat kirjutati väidetavalt üle 700 aasta enne Jeesuse sündi. Kuid kui paljud teoloogid seda peatükki lugesid, märkasid nad selle tugevat sarnasust ristilöömise loole. Siin on osi, mis ütlevad, et Jumala sulane sai haavata teiste pattude pärast. Inimesed lükkasid ta tagasi ja ta kannatas paljude eest. Seetõttu usuvad paljud kristlased, et see ei ole lihtsalt juhus, vaid prohvetlus Messia tuleku kohta. Kuid aja jooksul hakkasid mõned uurijad otsima veelgi sügavamaid mustreid Jesaja 53 heebreakeelses tekstis. Siin tulid mängu niinimetatud piiblikoodid. Mõnede piiblikoodi teooria pooldajate sõnul ilmuvad väidetavalt peidetud sõnad või nimed, kui lugeda tähti teatud vahedega heebrea käsikirjades. Üks tuntumaid väiteid on see, et kui lugeda iga 349 täht mõnes Jesaja 53 osas, ilmub väidetavalt muster, mis on seotud nimega Jerusalem või Jeesus heebrea keeles. Mõne uskliku jaoks on see väga suur asi. Nende arvates on see justkui salajane allkiri, mis justkui pandi prohveti kuulutusse endasse. Aga oluline on mõista ka vestluse teist poolt. Paljud piibliteadlased, ajaloolased ja matemaatikud ütlevad, et pole tugevaid tõendeid selle kohta, et sellised mustrid oleksid üleloomulikud. Mõnede ekspertide sõnul on võimalik leida erinevaid sõnu või kombinatsioone pikkadest tekstidest, kui tähti on piisavalt palju ja võimalikke mustreid samuti. Lihtsamalt öeldes ei ole see üldtunnustatud tõend. Tegelikult muutus piiblikoodi teooria vastuoluliseks, eriti pärast seda, kui 1990-ndatel ilmusid mõned raamatud, mis väitsid, et heebrea piiblis on peidetud sõnumeid tulevaste sündmuste ja maailma juhtide kohta. Kuid paljud sõltumatud uurijad on samuti avaldanud uuringuid, mis näitavad, et sarnaseid mustreid võib leida ka teistest pikkadest tekstidest. Seetõttu on inimeste arvamus selle kohta siiani jagunenud. Aga isegi kui teaduslikku üksmeelt pole, ei kao paljude usklike huvi Jesaja 53. peatüki vastu ikkagi kuhugi. Sest nende jaoks ei räägi see peatükk ainult peidetud koodidest. Tõeline mõistatus on see, miks see kirjeldab nii detailselt inimest, kes kannatab teiste eest. Mitmeid sajandeid enne ristilöömist, nagu kristlikus usus usutakse. Ja Jesaja 53. peatükk muutus veelgi olulisemaks pärast Surnumere käsikirjade avastamist 1947 aastal. Surnumere käsikirjad on väidetavalt iidsed käsikirjad, mis leiti koobastest Surnumere lähedal. Ajaloolaste sõnul sisaldasid need vanu Jesaja raamatu koopiaid. Need on vanemad kui paljud teised käsikirjad, mis maailmas olemas on. Seetõttu sai uurijatele selgemaks, et Jesaja raamatu salmid eksisteerisid juba enne Jeesuse aega. Paljudele kristlastele on see väga oluline, sest see näitab, et prohvetlust ei kirjutatud lihtsalt pärast sündmusi. Kuid isegi nii jätkub arutelu peatüki tõelise tähenduse üle. Mõned usuvad, et see viitab otseselt Jeesusele. Teised aga ütlevad, et see on Iisraeli või kannatavate inimeste sümbol. Ja siin muutub piibel veelgi kummalisemaks, sest isegi pärast 1000 aastaid on siin peatükke, mida endiselt uuritakse, arutatakse ja millele otsitakse tähendust. Sellegipoolest oli Jeesuse ajal Jeruusalemm juutide usukeskuseks. Seal asus Herodese suur tempel, üks muljet avaldavamaid ehitisi kogu muistse maailma seas. Ajaloolaste sõnul olid selle kivid väga suured ja mõned neist kaalusid 100 tonne. Tolleaegsete inimeste jaoks tundus võimatu, et see paik võiks kunagi langeda. Aga teiste evangeeliumite järgi, kui Jeesus vaatas linna Õlimäelt, andis ta hoiatuse, mis tema jüngreid üllatas. Ta ütles, et tuleb aeg, mil Jeruusalemm hävitatakse ja kivi ei jää kivi peale.
sel ajal tundus tema öeldu võimatu. Kuigi Rooma impeerium kontrollis Jeruusalemma, jäi tempel siiski jõu ja usu sümboliks. Paljud lootsid tol ajal veel, et Messias tuleb poliitilise juhina, kes vabastab Iisraeli Rooma võimu alt. Aga selle asemel, et alustada mässu, hoiatas Jeesus eesootava hävingu eest. Ja peaaegu 40 aastat hiljem juhtus midagi, mis šokeeris kogu piirkonda. Aastal 70 Bakrussin puhkes suur juutide ülestõus roomlaste vastu. Vastuseks piiras Rooma armee kindral Tiituse juhtimisel Jeruusalemma sisse. Ajaloolaste nagu Joosefuse sõnul muutusid nälg, segadus ja meeleheide linnas aina hullemaks, mida kauem piiramine kestis. Pärast ränka lahingut süüdati tempel põlema. Ja siin algas üks Jeruusalemma ajaloo kõige õudsemaid peatükke. Mõnede ajalooliste allikate kohaselt sulasid tulekuumuses templi kuldsed kaunistused täielikult ja voolasid kivide vahele. Selle tõttu lammutasid Rooma sõdurid ükshaaval müürid, et sulanud kuld kätte saada. Siiani kasutavad paljud kristlased seda sündmust näitena täitunud prohvetlusest. Ja see ei ole lihtsalt tavaline legend. On olemas ajaloolisi kirjutisi Josephuse ja Rooma ajaloolaste nagu Taciituse poolt, mis kirjeldavad Jeruusalemma hävitamist 1. sajandil. Aga isegi kui linna hävitamine on ajaloos selgelt kirjas, jätkub siiski arutelu sügavama küsimuse üle. Kas see oli tõesti prohvetlus? Või kirjutati mõned evangeeliumi osad alles pärast Jeruusalemma hävitamist? Seda vaidlustavad teadlased tänaseni. Kuid paljude usklike jaoks ei ole raske mitte ainult templi hävitamine, vaid ka selle sümboolika. Sest see näitas, et ükskõik kui võimas on impeerium või usukeskus, pole maailmas ühtegi püsivat struktuuri. Ja kui räägitakse piibli salapärastest sündmustest, on veel üks lugu, mida on veelgi raskem seletada. See on lugu pikast taevast Joosua ajal. Joosua raamatu 10. peatükis toimub sõja keskel kummaline sündmus. Teksti kohaselt palvetas Joosua, et päike ja kuu peatuksid, kui Iisrael võitles oma vaenlastega. Ja jutustuse kohaselt näib, et päikese liikumine taevas tõepoolest teatus, uni lahing lõppes. Kaasaegsel ajal vaatavad paljud inimesed sellele kui pelgale metafoorile või poeetilisele keelekasutusele. Sest teaduse kohaselt oleks kogu planeedile tohutu mõju, kui maa pöörlemine sõna otseses mõttes peatuks. Aga 20. sajandil oli üks lugu, mis sai usulistes kogukondades väga kuulsaks. Mõnede kristlike kõnelejate väitel oli väidetavalt üks teadlane nimega Harold Hill, kes avastas kadunud aja, kui ta uuris taevakehade liikumist arvutite abil. Loos öeldakse, et astronoomilistes arvutustes puudub peaaegu terve päev ja see olevat seotud Joosua looga. Kuid paljude uurijate ja faktikontrollijate sõnul puudub selle loo kinnituseks sõltumatu teaduslik tõendusmaterjal. Tegelikult on mitmed organisatsioonid nagu NASA korduvalt öelnud, et neil ei ole ametlikke andmeid sellise avastuse kohta. Paljud ajaloolased ütlevad samuti, et Harold Hilli lugu on lihtsalt linnalegend, mis hiljem levis jutlustes, raamatutes ja usulistes kõnedes. Kuigi see väide ei ole peavooluteaduse poolt toetatud, ei kao paljude inimeste uudishimu Joosua 10. peatüki vastu siiski kuhugi. Sest see ei puuduta ainult astronoomiat, vaid paljud tahavad sellele küsimusele vastust leida hoopis sügavamal tasandil. Miks on erinevates maailma paikades iidsetel kultuuridel samuti lugusid pikkadest öödest või pikkadest päevadest? On olemas mõned legendid Hiinast, Mesoameerikast ja teistest iidsetest tsivilisatsioonidest, mis jutustavad kummalistest taevastest sündmustest muistsetel aegadel. See ei tähenda, et nad kõik viitaksid samale sündmusele, kuid sellest piisab, et muuta müsteerium veelgi sügavamaks. Ja siin tuleb taas esile üks suurimaid küsimusi piibli kohta. Mis osa sellest on ajalugu? Mis osa on sümbolism? Ja millised sündmused võivad olla sellised, mida tänapäeva inimene siiani ei mõista? Kogu maailma ajaloos on vaid mõned numbrid, mida kardetakse, mida inimesed kardavad, nagu 666. Seda võib näha õudusfilmides, vandenõuteooriates ja isegi päriselus. On hotelle, mis väldivad toanumbri 666 kasutamist. On ka neid, kes ei taha seda näha numbrimärgil, aadressil või isegi kviitungil. Paljude jaoks on see kuradi number. Aga mis siis, kui selle taga olev lugu on tegelikult palju keerulisem?
see number ilmub ainult ühes piibli osas. ilmutusraamatu 13. peatükis kirjeldatakse niinimetatud metsalise märki, mis on sümbol, mis on seotud võimu, kontrolli ja lojaalsusega ühele võimsale süsteemile. Teksti kohaselt ei saa inimene osta ega müüa, kui tal pole seda märki. Selle tõttu on tekkinud palju kaasaegseid tõlgendusi. Mõned on seda seostanud tehnoloogia, mikrokiipide, digitaalse valuuta ja jälgimissüsteemidega. Kuid paljude piibliteadlaste sõnul on oluline kõigepealt mõista ilmutusraamatu ajaloolist konteksti, enne kui seda tänapäevaga seostada. Sest see raamat kirjutati ajal, mil varaseid kristlasi Rooma impeeriumi all taga kiusati. Ja siin tulebki mängu selle müsteeriumi üks kõige huvitavamaid osi. Paljude sajandite jooksul uskus enamik inimesi, et metsalise number on 666. Kuid 20. sajandil avastati käsikiri, kus oli kirjas 616. See on iidne käsikiri Egiptusest, mis tekitas suure arutelu. Seda nimetatakse papüüruseks 115. Teadlaste sõnul on see üks vanimaid ilmutusraamatu koopiaid, mille arheoloogid on leidnud. Ja üllatav on see, et siin ei ole kirjas 666, vaid 616. Seetõttu kerkis taas küsimus, mis on siis tegelik number? Paljude ajaloolaste ja tekstiuurijate sõnul esinevad nii 666 kui ka 616 mõnes iidse käsikirjas. See ei ole lihtsalt trükiviga. See võib olla seotud sellega, kuidas vanasti nimesid kirjutati ja arvutati. Siin tulebki mängu niinimetatud gemaatria. Gemaatria on süsteem, kus igal tähel heebrea ja kreeka tähestikus on vastav arvuline väärtus. Kui mõned teadlased uurisid nime Nero Caesar selle heebrea kirjapildis, saadi kogusummaks 666. Aga kui kasutada Nero nime teist kirjapildi varianti, saadakse tulemuseks 616. Seetõttu usuvad paljud tänapäeva teadlased, et metsalise arv võib olla kodeeritud viide keiser Nerole. Ja kui vaadata ajalugu, on lihtne mõista miks. Nero oli üks vastuolulisemaid Rooma keisreid. Rooma ajaloolase Tacituse sõnul süüdistas Nero pärast suurt tulekahju Roomas aastal 64 perker kutsutuneid kristlasi, et suunata avalikkuse viha enda pealt kõrvale. Sealt algas tõsine tagakiusamine. Väidetavalt söödeti mõned kristlased metsikutele loomadele, mõned löödi risti ja mõned põletati elusalt, et valgustada Nero aeda öösiti. Seetõttu jäi paljude varaste kristlaste meeltesse Nero kui julmuse ja kurjuse sümbol. Seetõttu arvavad mõned piibliuurijad, et ilmutusraamatu metsaline ei ole sõna-sõnalt koletis, vaid sümboliseeris tolle aja impeeriumi kuritarvitavat võimu. Aga vaidlus ei lõpe sellega. On ka teisi teolooge, kes usuvad, et ilmutusraamat ei viita ainult Merole. Nende jaoks võib metsaline olla korduv sümbol igasugusele süsteemile või juhile, kes kasutab hirmu, kontrolli ja võimu kummardamist, moraali ja usu asemel. Aja jooksul on 666 muutunud üha enam popkultuuri osaks, saanud õuduse, apokalüpsise ja maailma lõpu sümboliks. Kuid paljude ajaloolaste sõnul võib selle päritolu olla lihtsam ja ajaloolisem, kui enamik inimesi arvab. Veelgi üllatavam on see, et isegi pärast 1000 aastaid ei ole eksperdid ikka veel täielikult ühel meelel selle numbri tõelise tähenduse osas. Kas see on tõesti 666 või 616? Ja kui see number on vaid sümbol, siis keda või mida see metsaline tegelikult tähistab? Siiani jääb see kogu piibli üheks kõige salapärasemaks ja enim vaieldud osaks. Üks kõige keerulisemaid ja enim uuritud profeteeringuid kogu piiblis leidub Danieli raamatus. Siiani kasutavad paljud teoloogid, ajaloolased ja profeteeringute uurijad seda endiselt, et proovida mõista, kas piibel on tõesti esitanud ajaskaala maailma tuleviku kohta. Kõik algas juutide vangipõlve ajal Babülonis. Daniel, üks hebrealane, kellest sai nõunik Babyloonia impeeriumis, on piiblis tuntud kui mees, kes väidetavalt sai nägemusi tulevastest kuningriikidest ja sündmustest. Üks tema raamatu kõige salapärasemaid osi on niinimetatud 70 nädala prohveti kuulutus. Danieli raamatu 9. peatükis on osa, kus ingel Gabriel ütleb, et rahva ja Jeruusalemma jaoks on määratud 70 seitsikut. Siit algasid väga paljud vaidlused.
sest paljude piibli tõlgendajate arvates ei tähenda siin mainitud nädalad sõna-sõnalt nädalaid. Prohvetlikus tõlgenduses võib üks päev tähendada ühte aastat. Seega muutub 70 nädalat 490 aastaks. Ja siin muutus ennustus veelgi detailsemaks. Teksti järgi algab arvestus käsust Jeruusalemma uuesti üles ehitada. Mõned teadlased on pidanud võimalikuks, et see ajajoon võib alata Pärsia kuninga Artaxerxese dekreedist 5. sajandil e.Kristar. Kui siit alates aastaid arvutada, siis mõned kristlikud tõlgendajad ütlevad, et see langeb kokku ajaga, mil Jeesuse teenistus algas 1. sajandil b.Kristule nende jaoks. See on hämmastav näide täitunud prohvetlusest. Kuid oluline on mõista, et kõik teadlased ei tõlgenda seda ühtemoodi. Mõned ajaloolased ja piibli uurijad ütlevad, et Danieli raamatus kasutatakse ainult sümboolset keelt. Mõnede arvates võidi osa sellest kirjutada või ümber korraldada Iisraeli tõsise poliitilise kriisi ajal, et anda juutidele lootust vallutajate vastu. Kuid paljude usklike jaoks on mõned prohvetluse osad liiga üksikasjalikud, et neid lihtsalt kokkusattumuseks pidada. See muutus veelgi vastuolulisemaks, sest Danieli raamatus on osa, mis näib rääkivat võitud ühe surmast. Seetõttu usuvad paljud kristlased, et see viitab Jeesusele ja ristilöömisele. On ka tõlgendajaid, kes ütlevad, et prohvetluse viimane nädal pole tänaseni täitunud. Ja siin tulebki mängu üks populaarsemaid, kuid kõige vaieldavamaid osi kaasaegsetes prohvetlike õpetustes. Niinimetatud lõpuaeg. Mõnede evangeelsete tõlgenduste kohaselt on prohvetlikus ajas veel üks viimane etapp jäänud, millest rääkis Daniel. Nad seostavad seda tulevase viletsuse, ülemaailmse kriisi, antikristuse ilmumise ja ilmutusraamatus kirjeldatud sündmustega. Aga paljude peavoolu teoloogide sõnul tuleb olla ettevaatlik iga kaasaegse sündmuse seostamisel prohvetlusega. Sest ajaloo jooksul on korduvalt olnud inimesi, kes arvasid, et maailma lõpp on lähedal, alates Rooma impeeriumist kuni tänapäevani. Kuid nende ennustused ei täitunud. Hoolimata sellest ei kao inimeste huvi Danieli prohvetluse vastu, sest see ühendab ainulaadselt ajalugu, sümboolikat, matemaatikat ja vaimset tõlgendust. Ja mida lähemale maailm jõuab arenenud tehnoloogia, ülemaailmse jälgimise, majandusliku ebastabiilsuse ja suurte geopoliitiliste pingete ajastule, seda rohkem inimesi pöördub tagasi iidsete prohvetluste poole, et otsida vastuseid. Kas tõesti tiksub kuskil kell? Kas inimkonna ajaloole on tõesti määratud kindel ajajoon? Või on see lihtsalt osa inimkonna pidevast otsingust leida tähendus keset maailma kaost? Siiani ei ole teadlased selles küsimuses täielikult ühel meelel, aga üks asi on selge. Pärast 1000 aastaid on piibli müsteeriumid endiselt elus. Alates 1. Moosese raamatust kuni ilmutusraamatuni esitab see jätkuvalt küsimusi, millele ajalugu, teadus ega isegi tänapäev pole siiani täielikult vastuseid leidnud.